Meestel oli tugevaid. Kuidas? Meestel oli tugevaid. Detsember 2011, see on UC reiting puutud on üks esimese võimaluse rahvuste järgi ja teine variant, kui nüüd vaadatakse ka veel individuaalse koha järgi. Ja on kaks liini, üks on siis Pro-tuur ja teine liin on siis nagu Euroopa tuur. Selle järgi nagu jagatakse. Nii et meil on nagu võimalus Pro-tuuriga saada, meil on võimalus Euroopa tuuri saada ja meil on võimalus individuaalselt saada. Tegelikult on 3 võimalust. Ühesõnaga meestel läheb lukku detsember 2011. Urmas, et kuidas te hindaksite raskusastmet grupisõidurada Kopenhaagenis? Kas on meie mehi soosiv? Ma nüüd ei ole ise seal kohal käinud, aga mulle tundub, et võiks nagu olla natuke rohkem neid tõuse, aga samas see on suht nagu petlik, et tegelikult, et seal on ka väga kurviline see rada ja see eeldab selliseid sporte ja ma millegi ise kaldun arvama, et see võib sellise sprinteri kalduvusega sportlasena võib-olla mõnevõrra eelistatum olukord võrdes mägede sektor. Nii et ka ei ole välisnud, et seal keegi meie sprinterides sinna võib-olla kandideerida tahab, et vaatame, mida Jaan Kirsik võtab selle kohta. Aitäh, Urmas! Tuleme Tartule lähemale. Madis Lõppaja, kas sa oled sel aastal ise seotud ka Estonia Cycling Weekendi õiguse mõistmise poolega, ehk siis oled kohtuniku rollis ja kas Euroopa jalgratturite liidust on tulemas ka suuri külalisi meie võistlusele? Ma alustaks siis Euroopa jalgratturite liidu poole, kuna ma hetkel esindan siin Euroopa jalgratturite liitu. Kõigepealt ma ütleks, et Euroopa rattaliidu juhatus on väga tunnustav Eesti võistluste korraldajate suhtes. See muidugi puudutabki eelkõige Estonia Cycling Weekendi, ka muidugi Eesti meistrivõistlusi. Ja selle tunnistuseks võib-olla on see, et Eestis on siiski peetud Euroopa meistrivõistlused maanteel 2004 aastal ja kui me vaatame siia kõrvale lähiriikidesse, siis vähemalt viimasel 20 aastal ei ole olnud tiitlivõistlusi ei Soomes, Lätis, Leedus ega Rootsis ja see näitab, et me võiksime jälle, meie, ma pean silmas Eestit siin praegu, võiksime püüada jälle selle poole tiitlivõistlusi taotleda taas, aga esimene võimalus saab olla alles aastal 2015 ja edasi, sellepärast, et varasemad võistlused on juba kalendri lukku pandud. Aga mis puudutab konkreetselt Estonia Cycling Weekendi, siis jah, arvestades seda, kurb olukord, et Eestis on hetkel jäänud 2 rahvusvahelise kategooria komisjoni, see on siis Rein Kasela ja mina. Ja Rein Kaselal on see viimane omaaeg, sest ta sai just hiljuti paar nädalat tagasi sai 70 aasta vanuseks, mis tähendab see, et enam rahvusvahelise komisjonile tegutseda järgmisest omaaegast ei saa, siis tuleb jälle minul ka kaasa lüüa ja kohtunikutööd teha. Ühtlasi muidugi proovime panustada sellest, et noori kohtunikke kasvatada, et meil ikka lähiajal mõni rahvusvahelise kategooria komissari juurde tuleks. Tänud Madisele, et kindlasti saab küsimus on personaalselt veel lähemal pärast ametlikoosa lõppu. Indrek, Estonia Cycling Weekend on üks suur projekt aasta ringi hõlmavast sinu tööst, kus klubi Tartu Maraton korraldab hästi palju üritusi, aga Estonia Cycling Weekend on üks rahvusvahelisemaid ehk nendest, mida te korraldate. Ja kui sa eelmine aasta said isegi ajakirjanduse käest natukene noomida, et nii kehva koosseisu kui võistluse tegid, et kas sa see aasta oled rohkem pingutanud ja kes sul kohale tulemas on? Jah, kas nüüd selle eelmise aasta väiklise sugemise pärast, aga selles mõned päris kindel ei ole, aga kui me jõuame meeskondade juurde, siis kindlasti julgen ma täna väita seda, et nii kõva koosseisuga maanteevõidusõitu Eestis tõenäoliselt ei ole kunagi varem peetud, kui see aasta saab olema. Ja meeskondade juurde siis pärast natuke pikemalt, et programm on teil pressimaterjalidest ikka välja jagatud ja mingid traditsioonide rikkumist siin sellel aastal plaanis ei ole. Ikkagi reedel see võidusõit Tallinnast Tartusse, laupäeval Tartu tänavatel ja pühapäeval siis 3
juubeli Tartu rattaralli. Ei saagi välistada, et võib-olla sellel kujul on nüüd Cycling Weekend äkki sellel aastal viimast korda, aga mine sa tea, võib-olla jätkame ka samamoodi, eks elu näitab. Kui radadest rääkida, siis nii hästi või pilt on kadunud. Kuidas nii? Mis see tähendas? Et läheme siis jutuga edasi, nii kaua kuni äkki pilt tagasi tuleb. Et Tallinn-Tartu rada ka täpselt samasugune, nagu ta eelnevatel aastatel on olnud, ehk siis startiga siit samast Ülemiste hotelli eest ja finišiga Tartus Ausal keskuse juures. Tartu GP-rada laupäevasel päeval ka Tartu linna vahel jälle täpselt samasuguse 12,5 kilomeetrise ringi peal, mida siis läbitakse 15 korda. On 2 mäevinišit ja 3 vahevinišit. Ja pühapäevane Tartu rattaralli, kuhu me siis sellel aastal ootame 4000 osavõtjat nüüd põhisõitudele ja koos rekordiliste lastesõitudega, mis äkki ületavad sellel aastal juba 3000 osavõtja piiri, siis sellel nädalavahetusel võib Eestimaa teedel ehk kohata circa 7000 jalgratturit ja rattaralli rada sellel aastal juubelile kohaselt siis suundub jälle nendele vanadele legendaarsetele liivamägedele ja sinna Vana-Võru maanteele, kus siis Otepää kaudu ja Pangodi kaudu jälle Tartusse tagasi sõidetakse. Kuidagi kaasa kõik meil ette tulla. Soovime mingisuguse. Niigi tahaks otsast peale läheb. Aga kõik need programmilised asjad ja rajad ja kõik niisugused asjad tulevad meil kindlasti teemaks võistluseelsel pressikonverentsil, aga kõige olulisem on siis see tõesti, et kas me suudame eelmise aasta kriitikale midagi vastata või mitte. Ja nagu ma ennem ütlesin, julgeks küll arvata, et suudame. Tänaseks on meil siis oma osavõttu kinnitanud 18 meeskonda, kokku siis circa 140 ratturiga ja 24 erineva riigi esindajatega. Üks nendest on siis pro-kontinentaalmeeskond, 9 on siis kontinentaalmeeskondi ja 7 rahvuskoondist. Ja loomulikult see pro-kontinentaalmeeskond on Cofidis, kelle julgeks öelda siis number 1 mees minu paremal käel, aga kindlasti ei saa sellel sajal meie sadadel jätta märkimata lätlast Aleksei Sasamotinsit, kes on ju 2-kordne Tartu GP võitja. Ja Kalle võib-olla ei ole veel väga löögijoos sellel hetkel, aga kindlasti siin Rein on juba Kalle ka. Nii et võib-olla Rein siin oskab ise pärast isegi täpsemalt kommenteerida oma meeste võimalusi, et kuluaarsetest rääkides temaga ta arvas, et nii mõnigi mees võib siin ka grupifinišis tegija olla. Cofidise kõrval ma julgeks veel esile tegelikult tuua võib-olla üldse 4 võistkonda veel, kes siis võib-olla võiks teistest oma taseme poolest natukene veel eristuda. Kindlasti üheks selleks oleks Enduro Racing ja Rene Mandriga eesotsas, kes siis eilse päeva väga ilusate üllatustega on lõpuks endal ka väärilised sõidud teinud. Ja tema meeskonnas on ka tänasel päeval meie sõitudele tulemas väga tõsiseid sõitjaid, kes on pro-tiimides hiljaaegu sõitnud, nagu Paul Voss, eelmise aasta Milsami sõitja
Iker Camano kõikvõimalikes Baski, Hispaania pro-tiimides väga kõva eraldi stardimees ja kindlasti siin ka veel teisi mehi. Kindlasti Tiefentange tiim Luksemburgist on väga ühtlaselt tugeva koosseisuga, eelkõige siis vennad Kaupased, kellest siis üks eelmisel aastal mõlemal päeval või kõigil 3 päeval tegelikult väga tõsist sõitu tegi ja lõpuks rattasralli võitis. Team Cycle City Rootsist ja Veloklub La Pomme Lätist. Nende puhul ma siin nüüd väga ei julgeks kedagi esile tuua, võib-olla rohkem kui tegelikult ka La Pomme'i neid lätlasi mina isiklikult isegi ei oska välja tuua siin, et osad nendest, kes siis prantslastega koos rohkem sõidavad, on La Pomme'i klubi on täiesti pildis sellel aastal juba olnud, aga kuna seal on palju noori lätlasi, siis ei oska väga kommenteerida. Aga küll võib-olla selle aasta kõige skandaalsem meeskond, tahaks loota küll positiivses võtmes, on Kristina Vatšis Onflown Taanist ja eesotsas siis kurikuulsa Michael Rasmusseni, kes siis on võitnud 2 korral Tour de France'i mägede kuningas Ärki, võitnud mitu etappi tuuril ja viimasel tippuhooajal siis 2007. aastal 16. etapil Liidlis Ärkis, olles sisuliselt omale tuuri võidu kindlustanuna võidusõidult eemaldati oma meeskonna poolt. Aga eks te kindlasti olete tema looga palju kursis ja kes ei ole, siis jõuab ennast kurssi viia ja võib-olla temale ka mõningaid intrigeerivaid küsimusi esitada, kui ta siia tuleb. Aga selles meeskonnas võib-olla meie sõitude kontekstis ma jõuks tähelepanu rohkem siin viimasele mehele, Angelo Furlanile, kes on nüüd väga kõva konkurent, on taastajaid Jaan Kirtsipuule, tõsiselt tasemel sprinter eelmisel aastal veel sõitis Lampre klubis ja ka mitmete pro-tuuri meeskondades võitnud Vueltalt mitmeid etappe ja võidis veel viimastel aastatel mitmete suurte võitudeni. Amore ja Vita on kah niisugune keskmike tiim, ma julgeks öelda, et väga ei oska siin kedagi välja tuua, võib-olla Vladimir Bileka, ukrainlane on niisugune, keda me nagu kuulnud oleme või kes on silma jäänud. Champion System eelkõige muidugi Jassiga eesotsas on alati ohtlik Eesti sõitudel, aga meeskonnana võib-olla mitte nii tugev. Ja teistest meeskondadest, itaallaste tiim Vitt väga ei oska siin esile kedagi tuua. Poolast Leegia meeskond alati pildis olnud eelmisel aastal kahjuks kõvade kummipurunemistega, kus kogu meeskonnal hinnatud teelõigul kummid läksid. Ja selgelt outsideritena on siis Alfa Balticu tiim väljas eelkõige siis tänu Erki Tütsepa tiimi kuuluvusele üleüldse. Ja kindlasti tahaks öelda, et on Eesti rahvuskoondis siis üks nendest koondistest, keda me siis nende profitiimide kõrval peaksime jälgima. Et täna siin on küll ainult 6 meest ära nimetatud, aga kuna see koondise pink on päris pikk ja tänu nüüd selle nädala algul kinnitusele saanud, et Cofidis tuleb, siis see esialgne koondise nimekiri 2 mehe võrra veel vähenes, et Rein ja Kalle siis on Cofidise nimekirjas.